No nii, täna meil siis videos Volvo elektriline vend, Polestar 2. Neid on siis tegelikult, kui ma ei eksi, 5 erinevat, ehk siis on Polestar 1, 2, 3, 4 ja 5. Siuke üsna lihtne nimetamise skeem neil. Auto ise on siis, ütleme, natukene justkui vaos hoitud, eriti selle musta värviga, et isegi see Polestari logo siin ees tegelikult kaob üsna sinna kapoti sisse ära. Ja samal ajal tegelikult see konkreetne auto on päris korraliku jõudlusega ja samal ajal päris siuke nipsakas, et tal on ikkagi nelikvedu, 300 kilovatti, circa 600 newtonit väänet ja siis 300 kilovatti, see on 400 millegagi hobujõudu. Et mulle selle auto puhul väga meeldib, et see on ilusti ukse peal välja toodud kohe. Et Polestaridel üldiselt see on kleebis on ukse peal olemas, siuke hea pisikene disain. Et üldiselt jah, seda disaini ka on siin väga-väga palju. Salong on täiesti omamoodi. Et mingite nurkade all, näiteks need esituled, justkui see Thori haamri esituled, et jällegi tuletab meelde, et ikkagi osaliselt on veel Volvo all, aga samas jah, ikkagi täitsa teistsugune auto erinevate nurkade alt kui Volvo. Et ja disainist rääkides, siis raitipurgid on üsna siukse erkse disainiga. See on siuke natukene suvisem, Pineapple Mango, et praegu ilmad on juba ilusamad, circa 14-15 kraadi. Et jah, siuke hea mõnus suvine maitse ka. Et ma ütleks, et kui tahad siukest natukene tervislikumat energiajooki, siis kindlasti proovi järgi. Et Brighti üldiselt siis tal ei ole lisatud suhkruid, ta on looduslik ja samal ajal on tal siis ka see energia, mis tuleb, ta ei ole siukse ühe järsu spaigin üles ja siis kohe nii-öelda crash, kuna tal ei ole suhkrut, siis sellist asja tal ei ole, et ta on siuke 4-5 tundi, siuke sujuvalt tuleb ja sujuvalt läheb. Et kui sul tõesti on väga siuke kiire päev, siis ütleme 10-11 paiku üks võtta ja siis hiljem võib-olla siuke 3-4 paiku teine. Ma arvan, et saab päris ilusti päev üle elatud. Et vaata kindlasti lähemalt brightdrinks.com /vain või siis lihtsalt brightdrinks.com ja pane sooduskood vain, et sealt saad 25% alla. Aga vaatame jah, mis tal siis salongis huvitavamat on, kuna see tõesti on üsna huvitav salong. Ja siis juba vaatame lähemalt, kuidas ta sõidab ja siis juba võtame kokku kõik need mõtted, mis tekkinud on. No ja salong, nagu mainitud sai, on jah, täitsa ikkagi teistsugune siukestest tavalistest autodest. Ma arvan, et siin isegi võib öelda tavalistest autodest, kuna see salong tõesti on eriline. Et üldiselt see suur panoraamkatus rool on üsna sarnane sellega, mis on Volvos. Et muidugi siin on väike siuke disaini lisa, et siuke mingi ava. Lisaks ka siis ilmselgelt Polestari logo siin peal. Aga jah, nagu üldiselt kõik need nupud siin on nagu Volvos, kõik need kangid on nagu Volvos. Üldiselt ka nagu kuidas asja paigutatud on üsna sarnased nagu Volvos. Aga siin näiteks üks asi, mis silma hakkas, nii kui salongist ka sisse vaatad, on näiteks need istmed. Nad on suht sarnased nagu Volvo istmed, aga kuna nad on soojendusega ventileeritavad, siis ilmselgelt peab siin ka olema need ventileerimisavad. Aga näiteks üleval poolt see disain on natuke teistsugune jälle, et siuke päris viisakas, päris kena ja omamoodi huvitav. Ja materjal on ka siin juba 2 erinevat, et osaliselt siuke semisnahalaadne, siis on siin nahka. Ja käetugi ka sama värvi nahast. Võib-olla natukene kõva ja mitte kõige pikem, aga mina istun ka üsna ees roolil. Mis natukene häirib on see, et ainult üks topsi hoida on. Et ühe Brighti-purgi saad siis ei panna, aga kus sa teise paned? Et kui näiteks kaasreisija tahab ka Brighti tarbida. Samal ajal, kui nüüd üldiselt vaadata seda keskkonsooli, siis ja väga seda nagu kuhugi mahutada ka ei saa. Mis mulle nagu selle juures siin meeldib on see, et on üsna minimalistlik. Sul on siin võimalik ka siis telefoni asja panna, et üsna sügav siuke tasku on. Külje peal samuti tegelikult on 2 siukest väikest taskut. Aga jah, siin siis nuppe on tegelikult suht vähe. Sul on ainult parkkäigu jaoks nupp, lisaks on siis play pause nupp, väike rullik ka siis volüümi jaoks ja siis ohutuled ja esi- ja tagaklaasi soojendus. Et ülejäänud asjad on ekraanis.
siin ma nüüd natuke räägin endale vastu, sest ma olen alati öelnud, mulle ei meeldi, kui asjad on ainult nii-öelda ekraanis. Aga samas sellel autol on ta päris hästi nii-öelda õnnestunud, sest isegi ventilatsiooni avad on viidud siia ülesse selle asemel, et nad oleks siin all, et saakski selle ekraani just lähemale tuua sulle. Sest üldiselt see nagu istumispositsioon on üsna sportlik. Sul on igal pool on kõrged armatuur, lauad ja kogu see nii-öelda, sa oledki justkui nagu kookonis siin, et kõik on sinu ümber. Aga samal ajal jällegi ekraan on toodud mõnus madalale, sest kui ma näiteks nüüd oletame, sõidan maanteel ja mul on vaja kõige kaugemat punkti puudutada, mu käsi ei ole isegi sirge. Et see on üsna ilusti nii-öelda kasutatav ja suhteliselt intuitiivne ka, et ta on ikkagi Android Automotive süsteemi peale tehtud, samuti ka see Spido display siin ja kõik on ilusti nagu näpuulatuses ja samas näiteks istmesoojendused, roolisoojendused väga kergesti kasutatavad. Temperatuur saad täpselt valida, üldiselt ventilatsioon, kõik siuke, mis vähegi sind võiks huvitada. Need on kõik siin samas ligidal olemas. Kindlasti ta vajab veidi harjumist, sest ta on ikkagi ekraan ja kerge mööda vajutada, sest tal ei ole mingeid süvendeid asju. Aga ma ütleks, et ta on üks parem versioon sellest, et asjad on kõik ekraani pandud. Samas, kui uuemate Volvodega olete sõitnud, siis teate, et näiteks Volvo on tõlgitud ka eesti keelde. Ma ei tea, kas see on küll kuulujutt, aga reaalselt Eesti töötaja Volvos, kes seal oli, pakkus, et aitab selle ära tõlgida. Sellega on mõned siuksed veidrad agad. Näiteks praegu mul on ees kiri käivitamiseks pidurd ja lülitage RD. RD on käigud, aga ma ei tea, miks pidurd, miks sinna see A enam ei mahtunud. Et veidras kohast on ära lõigatud mingid sõnad või siis poolitatud. Et seda oli ka juba siis mõne aasta tagustes Volvodes näha. Aga see on siuke väike veidrus. Üldiselt salong on väga viisakas, väga mõnusad materjalid on, et siukest riiet, nahka, eraldi on siin uste juures mingid veidrad justkui nööbid või mingid siuksed nupud, mis ei ole nupud, et siuke disain. Samuti näiteks istmemälujuhil on tavaliselt on ta muidu kuhugi siia pandud Volvodel, aga siin on ta täiesti ukse ava juures, mis on jälle natukene veider koht, kuhu seda panna, aga jällegi ta on olemas. Et väga teistmoodi salong, väga viisakas, väga ilus salong ja mulle väga meeldib, et siin on ka näiteks Harman Kardon heli, peaks saama uuendada ka seda või spekkida siis ka Power Wilkins peale ja minu arust ka näiteks see peaks olema variant panna, vähemalt Volvodel oli nii-öelda laiendatud nahapakett, et saab siia nahka ja veel siia peale ka nahka panna. Mitte, et sellel väga midagi viga oleks, ta on ka siuke soft touch materjal, ta on näpu all täitsa mõnus, aga samas kui palju sa üldse näpid seda seal. Et vaatame, kus taga on. Ja taga tegelikult, kui nüüd istuda ilusti sirge seljaga, siis veidral kombel, kuigi ta on sedaan, mul on tunne, et katusepaneeli mingi materjal on natukene liiga ligidale toodud või kuidagi läheb väga kumeralt alla, sest isegi minul, ma olen 1,82 m, iste ees on minu istumispositsiooni järgi, aga ikkagi käib pea natukene vastu seda lage. Et õnneks või kahjuks ma väga sirge seljaga istub, et mina nii natuke lösutaks, ehk siis tegelikult natuke ruumi tuleb juurde. Põlvedel on ruumi väga palju. Jalalabasid ma enda istumispositsiooniga siis nii-öelda istme alla panna ei saaks. Et kui istet üles poole tõsta, siis ma usun, et see on täitsa tehtav. Taga samuti tegelikult kõik need materjalid, siuksed premium materjalid jätkuvad ilusti nahksisu, siin samamoodi see riie nagu ees, et nende taha on peidetud kõlarid ka. Ja näiteks kui ees see sama väikene nööbike oli tekstuuriga, siis taga miskivõrst ei ole. Ma täpselt ei tea, mis põhjusel see nii võib olla. Ja samuti siis, mis Volvo on alles jätnud, on see, et sa saad isegi taga eraldi iga ukse lukku panna. Et ei ole eraldi lapselukk, vaid reaalselt sa saad ka täiesti lukustada seda. Ja kõik tuled on ilusti puututundlikud, samuti ees. Käetugi on üsna suur, üsna lai. Et muidugi siin käetoe juures need topsihoid on, mis on, neil võiks katte peal olla ja nad ei ole kõige siuksed, isegi mingit purki näiteks, see on 0,3 purk, seda ta väga ei hoia kinni. Kahjuks Bright suuremaid purke ei tee, loodetavasti äkki kunagi teevad, siis see saab siin ilusti turvaliselt istuda. Et üldiselt tegelikult ka näiteks istmetel see disain siia taha kandub ilusti edasi. Et ainus mille kallal saaks nuriseda ongi see, et see lagi on kuidagi üllatavalt madalal. See on ka suuresti kõik. Et uks ka, kui nüüd ukse lahti teed, siis on siuke
veider nagu lisalõige on siin tagaotsas juures, et kui ei ole tähelepanelik, võid siin otsa kõndida paar korda, aga loodetavasti peale paar korda rohkem seda ei juhtu. Ja taga siis on eraldi olemas ka meil näiteks ventilatsiooniavad, eraldi 2 istmesoojendust ja siin on 12 volti siis justkui see ümmargune osa alles jäetud, aga siin sees on 2 pisikest USB Type-C-d. Et jälle siuke huvitav taaskasutus justkui. Ja üks asi, mis mulle kõige rohkem siin taga meeldib, on see, et sa vaatad siit sellest katusepaneelist välja ja täpselt eesotsas on siis Polestari logo eraldi siis nii-öelda projektoriga klaasi peale lastud. Ehk siis ükskõik millal sa sõidad, kuna Polestar tähendab põhjanaela, siis sul on alati enda põhjanael sinuga kaasas. Et siuke väga-väga lahe lisa, mida tegelikult suure tõenäosusega juht ega kõrvalistu ei näe. Aga lahe on teada, et see on olemas, et minu silmis see auto on nüüd 10 korda lahedam, kui enne oli. Ja enne oli ta juba väga vinge. Kahju muidugi, et siin tagumiste turvavöödel ei ole sükest detaili nagu on esimestel. Et Volvo ikkagi on ju see, kes 3 punkti turvavöö leiutas ja siin on siis since 1959 esimeste turvavöödel. Et siin neid igasugu pisikesi lisadetaile on suht igal pool. Ma arvan, et neid võikski siin lugema jääda. Aga salong päris lahe. Taga võiks natuke rohkem ruumi olla, aga siis juba saad vaadata Polestari linnamaasturi poole. Lähme vaatame, kuidas pagassiga on. Vaatame siis, kuidas selle pagassiruumiga on. Et üks asi enne, kui pagassi lahti teen, mulle jubedalt meeldivad need tuled. Hakkab siit ülevalt, läheb alt ja saab teise poole uuesti kokku. Et siuke päris lahe disain. Natuke kahju, et see pagassi avamise nii-öelda nupp on siis siin kõige all. Kahjuks talvel ja siukeste mudasemate ilmadega ta kindlasti saab mustaks, et siis on, kui sa näpud natuke mustad, aga see on siuke väike asi. Mulle meeldib see, et pagass läheb lahti koos klaasiga, et ta ei olegi siis tegelikult sedaan, ta on pigem siis isegi luukpere. Et ta teeb selle ava mõnusalt suureks, saad siin igasugu asju sisse laadida, selle saad siit ära võtta, kui väga vaja. Ja tegelikult siin katte all on üks minu lemmikfunktsioon üldiselt ka Volvode pagassil. Et sellel autol, nagu ka siis minu Volvol oli, on siuke eraldus. Ehk siis siia sa saad riputada poekotid. Siin on sul väike siuke veniv pael, mille vahele saad ka need poekotid omakorda kinni panna. Ja siis on suht kindel, et need ei lenda ringi. Et siuke jällegi tegelikult üsna lihtne, aga väga nutikas lahendus. Samuti on siin ka siis külje peal siuke vähe jämedam pael. Siin on siis võrk, kuhu saab asjad panna. Taga on veel konksud. Siin üleval on veel konksud, kuhu poekotid panna. Selle keskmise osa saab alla lasta, et siis üldse näiteks mingid suusased läbi lükata. Istmed käivad siis istmete kõrvalt, on siuke kang. Ja tegelikult ka siia, selle katte enda alla sa veel omajagu asju panna. Et igal pool on siukseid kohti, kuhu midagi ära peita. Peamine, et sa pärast nüüd üles leiad. Ja elektriauto küll, aga samuti saab ikkagi vedada. Jep, nii. Ehk siis kahjuks ta on siukene nagu Volkswagen Audi grupp on, et ta on siuke natuke laisk konks. Et ta nagu väga ise ei taha automaatselt välja tulla, et ta on siuke poolautomaatne, et sa pead ikkagi natukene kaasa aitama teda. Aga vähemalt on konks olemas, kui midagi vedada tahad. Et üldiselt, pagass ei ole kõige suurem, ses suhtes osaliselt sellepärast, et ta on elektriauto ja teiseks ta ei ole kõige suurem auto. Et jällegi, kui sa tahad lisaruumikust, siis kindlasti mingi linnamaasturid asjad võib-olla on isegi parem valik. Aga sellel autol, ma ütleks, et on täitsa okei see. See katte ise on ka mõnus, siuke robustne, et saad mõlemad pidi kasutada seda, kui väga, väga vaja on. Ja siin siis saad pagassi kinni panna või siis kinni ja lukku, et see on ka siuke mõnus kerge lisafunktsioon. Aga vaatame, kuidas see asi sõidab ka. Vaatame, mis Polestar sõiduga nüüd teeb. Et üldiselt, kuna ikkagi elektriauto, siis mootorimüra pole ilmselgelt. Ja tegelikult, kuigi tal seda jõudu on väga palju, siis ka see minek on suhteliselt sujuv. Sest sellel autol üllataval kombel ei ole ühtegi sõidurežiimi. Selles suhtes tal ongi ainult üks ja sa saab muuta ainult siis seda, et näiteks kuidas pidur reageerib, kas ta lasub sul veereda, kas ta juba, kui sa gaasi nii-öelda lahti lased, kas ta juba siis hakkab pidurdama ja näiteks roolitunnetust. Et enne otsisin siit taga seda ja siis Saamo kõrvalt vaatas igaks juhuks Google'is ka kähku järgi ja tuleb välja, et ei olegi siukest traditsioonilist sõidurežiimide valikut. Et omamoodi huvitav jällegi. Praegu nagu siuke 70-ga sõites
ainus, mida sa kuuled, ongi rehvimüra suuresti. Et mingist hetkest tekib ka tuulemüra, aga see üllataval kombel on pigem kuskilt siit ülevalt. Et peeglid näiteks, kuna nad on mõnusad väiksed, mulle väga meeldivad need peeglid, ilma raamita, sellised mõnusad väiksed, minimalistlikud, sealt ei tulegi seda müra. Ja ühtlasi see mõnus minimalistlik peegel on ka siin salongis sees, millel on eraldi veel garaažinupud siin juures ja nii edasi ja nii edasi. Et aga jah, sõidu poolest ta ei ole nagu kuidagi moodi sportauto. Ma arvan, et tegelikult võib-olla selline auto ei peakski olema otseselt sportauto. Vedrustust ka reguleerida ei saa, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis sellel autol on võimalik osta pakett, millega saab reguleerida ka vedrustust eraldi. Ehk siis on kapoti alt võimalik natukene seda vedrustust näppida seal. Ja rääkides kapotist, siis sellel autol on õnneks olemas ka see nii-öelda frank, ehk siis esimene pagasnik, kuhu saad asju panna. Nii, nüüd siin kohe jõuame ka natukene kiiremale lõigule, kus saab natukene proovida seda kiirendust. Sest seda sellel autol peaks olema omajagu. Et ikkagi nelikvedu, kui ma ei eksi, siis see kiirendus oli seal circa 4 sekundi juurde. Et ikkagi auto on raske, ta kaalub üle 2 tonni, on tühimass, 2,2 tonni. Et võrdluseks see on siis suhteliselt sama nagu on Land Rover Discovery'd uuemad. Et ja need on ikkagi korraliku maasturid. Et selles suhtes arusaadav ka. Kogu põrandaalune on akusid täis, lisaks 2 elektrimootorit, et see kaalub omajagu. Ja proovime nüüd. Päris hästi lendab. Ühtegi mingi käiguvahetust ju tegema ei pea, üldse käiguhästi polegi ja kõik on hetkega. Et mööda sõita asju ei pea absoluutselt sellega pelgama, teeb ilusti kõik ära. Ja samas 90%-ga me selle auto saime, siis oli circa 320 kilomeetrit võimalik see läbitav vahemaa. Et maanteesõiduga see kindlasti väheneb kiiremini, sest elektriautod on kõige efektiivsemad ikkagi linnas. Ja kui mina enda päris elus selle nüüd võrdlusesse panen enda autoga, siis mul on 12 kilovatt-tundi aku ja ma saan sõita sellega circa 30-40 kilti. See aku on põhimõtteliselt 5 korda suurem ja sellega sa saad sõita rohkem kui 5 korda rohkem. Et ma ütleks, et päris okei, kuigi tänapäeval need akud lähevad järjest tõhusamaks. Isegi väiksed akud suudavad üsna pika vahemaa läbida. Et see on hästi kiiresti arenev valdkond praegu. Aga samal ajal üldiselt sõit päris mõnus, sujuv, üsna pehme ja tegelikkuses ka väiksematel kiirustel siin linna vahel ringi veeredes väga mõnus auto. Ruumi ka omajagu, salong on siuke mõnus, kutsuv, et ei saa suurt midagi ette heita. No nii, kokkuvõttes siis see Polestar 2, nagu eestlane ütleb, Polestar. Mulle väga meeldib see auto. Ta on ikkagi pigem siuke, eriti selle värviga, pigem siuke vaosoitud. Isegi, tegelikult see 20 tolli velg, mis siin all on, ei tundu 20 tolli. Ta on ikkagi, tundub natuke väiksem. Et kui seda autot, kui sa otseselt ei tea, mis autod on, siis sa ei vaata 2 korda järgi sellele. Eriti sellele Polestar 2-le. Need on juba täitsa siuksed kosmoselaevad, et neile vaatad kindlasti 2 korda järgi. Et see on just siukene, kui sa tahadki lihtsalt siukest mõnusat pereautot endale väga premium salongiga. See salong minu arust on üks parimatest, kus ma olnud olen. Aga samal ajal veits kahju on see, et üks etapp hakkab läbi saama. Et Polestar ju tegelikult alustas kunagi võidusõidu maailmas. Siis Polestar oli tuning division Volvole. Ehk siis midagi sarnast nagu on Mercedesel AMG. Nad ei olnud küll nii hardcore, aga praegugi tegelikult osadele Volvodele sa saad siis Polestar engineered mootori häälestust, et annab siis natukene jõudu juurde ja lisaks ka mingeid siukseid sisemisi ja välimisi disainelemente juurde. Et nüüd siis Polestar on täiesti eraldi ettevõte, mis teebki siis elektriautosid. Meil kindlasti nüüd siia tuleb väga palju inimesi, kes ütlevad, et see on elektriauto, mõttetu jamps, bla bla bla. Ma ei ütleks nii, sest suhtes see on üks parematest elektriautodest, millega ma sõitnud olen. Ja kindlasti väga hea vaheldus näiteks erinevatele Tesladele, mida on väga palju linnapildis. Kindlasti, teistsugune auto natukene. Aga sooviks kindlasti tänada sel korral software.ee-d. Nagu nimi ütleb, tegelevad autodega. Aga need autod, millega nad tegelevad, on natuke teistmoodi, et soovitan kindlasti järgi vaadata.
ära unusta brightdrinks.com /vain või siis lihtsalt brightdrinks.com ja sooduskood vain. Saad 25% soodukat ja kuna nüüd ilmad ilusad, siis mine käi pese isest läbi, poputa natuke oma autot ka. Et jah, seekord siis sai selline. Vaatame, mis juba järgmine kord Vain Visual YouTube kanalil on. Tšau!